Minu nimi on Heiki Pärdi. Ma olen pärit Raikkülast. Kohila lastele peaks see tuttav olema, sest Kohila ja Raikküla kuuluvad ühte maakonda ja on kuulunud sinna pikka aega. Umbes 60, peaaegu 70 aastat. Ma olen maalt pärit, ma olen erialalt ajaloolane, etnoloog, etnograaf, rahvateadlane, kultuuriloolane. Olen töötanud suurema osa oma elust, peaaegu suurema osa Eesti Rahva Muuseumis. Nüüd viimased 15 aastat olen töötanud Eesti Vabaõhumuuseumis. Eesti Rahva Muuseum, nagu teie teate, asub Tartus ja seal on Eesti kõige suuremad rahvakultuuri kogud. Seal leidub andmeid peaaegu kõige kohta, mis Eesti eestlaste elus on viimase paarisaja aasta jooksul olnud või toimunud või tehtud või mõeldud. Mõtlemise ainet on rohkem kogutud küll kirjandusmuuseumisse. Nüüd see ettevõtmine, millega teie olete hakkama saanud siin kevadel, on ju ka üks, aga kuigi väike osa, aga siiski ka oluline osa meie kultuuripärandi hoidmisest ja tähelepanemisest. Ja võib-olla see tähelepanemine ongi esimene asi, mis on noortele lastele kõige olulisem, et osatakse tähele panna ja märgata üldse neid asju, mis meie elus meid kogu aeg ümbritsevad, aga millele tavaliselt me ju ei oska või ei pane tähele lihtsalt, kuna need on nii tavalised, me näeme neid iga päev, me puutume nendega iga päev kokku, me isegi kasutame neid iga päev. No akende kohta võib öelda ka, et me ju kasutame neid kogu aeg, sest me vaatame aknast sisse ja aknast välja. Aga ja kui nüüd minnagi juba lähemale teie sellele teemale, millega te siis tegelesite kevadel, aknad. Need on ju valgusallikad igale hoonele, aga me teame sedagi, et vanasti meie talutaredes olid aknad ju imepisikesed ja ei saa võrreldagi nendega, millised on praegustel majadel aknad ja mida aeg edasi on läinud, seda suuremaks on läinud aknad ja seda valgemaks on muutunud ruumid. Sellel on ka mitmeid põhjusi, miks see nii on olnud. Sest vanasti oli ju tähtis see, et maja oleks soe talvel, aga aknaid ei osatud nii hästi teha, et nad sooja peaksid, sest akna kaudu läheb ka tänapäeval päris palju soojust välja. Aga tänapäeva aknad on juba nii soojakindlad, et neid võib teha üsna suuri. Vanasti olid ju aknad imepisikesed, peopesa suurused peaaegu ja mõni ruum elumajas, selles vanas rehemajas ehk rehielamus oli üldse ilma akendeta, sellepärast et teda ümbritsesid teised ruumid ja sinna pääses valgus tihtipeale ainult ukse kaudu sisse. Ja ega vanasti ju ka selliseid töid väga palju ei olnud, mis nõudsid suurt või tugevat valgust. Lugemine, see on ju ka alles uuema aja harrastus, kui kooliharidus hakkas levima nii igapäevaselt ja laiemalt. Ja eks seda tehti ka rohkem koolis, kus see koolitared olid ja koolimajad olid ikkagi juba palju valgemad ja suuremate akendega. Teie, kes te õpite seal Kohila mõisakoolis, ju näete ka seda, milline on üks mõisamaja ja kui te võrdlete nüüd neid vanade talumajadega, siis on ju vahe seal tohutu suur. Ja mõisad olidki ühed need kohad, kus siis lapsed, mitte lapsed, vaid inimesed võtsid eeskuju, et ka oma maju teha teistsuguseks ja paremaks ja huvitavamaks. Nüüd te olete siin käinud oma kodukandis ringi ja siis otsinud neid huvitavaid aknaid, igaüks oma maitse ja huvide järgi. Mina ei tea, mille järgi te need valisite, aga valik on üsna
ütleme, mitmekesine, et on väga erinevaid aknaid siin otsitud ja leitud ja üles pildistatud. Alates siis kirikutest ja lõpetades väga lihtsate pisikeste majade akendega, näiteks Nurme tänaval. Aga jah, selle kõrval siis ka see Vene kirik, mis Kohilas on üks kõige tähelepanuväärsemaid hooneid. Sinna vahele mahub siis väga erinevaid aknaid eri tänavatest ja eri majadelt. Aga ma ütlengi, et kõige tähtsam selle juures, miks teie tööd, meiesugused muuseumitöötajad ja kultuuriajaloolased ja uurijad hindavad, ongi see, et te olete osanud tähele panna midagi sellist, mis vääribki jäädvustamist ja meeldejätmist ja ka säilitamist siis edaspidiseks. Ja kindlasti on see teile võib-olla veel tähtsam endale kui meile. Et te olete võib-olla esimest korda elus nii pidanud sellise väikese õppeülesandena siis tutvuma millegi väga igapäevasega ümbritsevast elust ja tänu sellele olete te andnud ka panuse sellesama kultuuripärandi hoidmisele ja säilitamisele ja te oskate tänu sellele võib-olla ka edaspidi üldse tähele panna seda ümbritsevat keskkonda palju terasema pilguga ja selgemalt ja oskate sellele ka võib-olla mingit väärtust omistada, mida tavaliselt võib-olla nii ei pane tähele lihtsalt, kuna pole vaja tähele panna. Aga kool ju selleks ongi, et õpetada teid eristama seda, mis on oluline ja seda, mis võib-olla nii oluline ei ole. Ja õpetabki teile siis ka seda kultuuripärandit austama ja hindama. Ja see on võib-olla kõige tähtsam teie töö juures üldse. Selle eest teile suur aitäh!